Perearsti vastuvõtule pöördub 56-aastane meespatsient, kes kurdab nimetisõrme piirkonnas metsatööl tekkinud vigastust ning esineb kahtlus võõrkehale. Vigastus juhtus umbes nädala eest, kuid paranemistendents puudub. Ultraheli uuringul on nähtav hüperehogeenne peenstruktuur ning see kinnitab kahtlust võõrkeha suhtes. Otsustame teostada intsisiooni, avastada võõrkeha ja see eemaldada. Protseduur algab naha desinfektsiooniga, järgneb lokaalne infiltratsioon, anesteesia. Selleks kasutame 2% lidokiin lahust, infiltreerides siis kogu protseduuri piirkonna. Tähtis on anesteetikumi aeglane manustamine. See vähendab anesteetikumist tingitud valuaistingut. Möödunud on umbes minut ning oleme valmis intsisiooniks. Aga enne kui sa ütlesid, oli küll natuke. Ultraheli uuringul saame kõige sobivama koha intsisiooniks ning peente klemmidega, moskiitoklemmidega siseneme intsisiooni ning proovime avastada võõrkeha. Tekkinud haava komprimeerime, ehk on võimalik niimoodi väljutada haavast võõrkeha. Aga hetkel sellel efekt puudub. Klemmidega siseneme intsisioonist ning õnnestub eemaldada väike puitosis, kuid see ei vasta sellele, mis me uuringul nägime. Jätkame otsingut ning õnnestub eemaldada juba võõrkeha, mis on väga sarnane ekraanil nähtuga. Sondeerime veel kord haava ning asetame pronovidoon salvsideme. Salvsideme fikseerime sidematerjaliga ning patsient jätkab kodus haava sidumist. Kui probleem tekib, siis pöördub kuidas praegu sõrm on? Valu või mingit? Mitte mingit valu, ma ütlengi, ma ei tunne mitte midagi. Taibuda ainult, ma tean jah, et seod seal ja Et saime kahes osas sellise puitvõõrkeha kätte. Ühe osa pikkus oli umbes 5 millimeetrit, teine oli selline sentimeeter ja paar millimeetrit peale. Siis tundus jah, et ta pidi olema kuskil sentimeeter või midagi. Nii, panin põletiku salviga sideme peale. Ma arvan, et saad kodus siduda ja peaks saama niimoodi siis asi täitsa korda. Et sellega on meil asi lõppenud. Et teinekord ettevaatust selliste asjadega. Jah. Nüüd võib tõusta.